Kuidas praegu inimeste eelistus on, et kas pigem CLT-majad või palkmajad või mis see suundumus on? Nojah, kui me tegeleme majadega juba aastast 2003, siis me alustasime liinpalkmajadega ja senimaani on loomulikult liinpalkmajad väga olulisel kohal meie nii-öelda tooteportfellis. Aga CLT-majade osakaal on selges kasvutrendis. Kui me esimesed CLT-maja ilmselt ehitasime tänaseks võib-olla 4 aastat tagasi ja siis oligi aastas ainukene hoone nii-öelda, siis praegu järgmiseks aastaks me planeerime ikkagi CLT-majade mahtu juba suhteliselt sarnaseks palkmajadega. Ehk siis ma näen, et need 2 kontseptsiooni, see liinpalk ja CLT-maja tegelikult täiendavad teineteist väga hästi. Nad ei pea välistama teineteist ja teatud juhtudel võib sobida siis konkreetse maja ehitamiseks nii liinpalk kui ka siis see CLT. Aga selle me juba siis tegelikult tavaliselt selle protsessi käigus oma tellijatega täpsustamegi ja jõuame mingi hetk siis selle teadmiseni, et kas me siis ehitame selle maja nüüd palkmajana või siis tegelikult CLT elementmajana. Et igal juhul ma näen, et see CLT osakaal on tõusmas ja võib-olla mingil hetkel ikkagi elumaja segmendis konkreetselt on ikkagi CLT-maja põhiline toode meie portfellis. 4 aastat tagasi oli see suhteliselt uuenduslik veel ja eriti elamuehitus seda vist ei ole ka nii suurel määral jõudnud kui mujale. Näiteks ühiskondlikes hoonetes on hakatud üha rohkem ka puitu kasutama. Ja kui Euroopas tehakse suuremaid hooneid, kasutatakse siis CLT paneele, konstruktiivsete elementidena juba väga pikka aega tegelikult, siis eramusse on ta tulnud tõesti suht hiljuti. Võin öelda, et me oleme kahjuks esimesi selles valdkonnas või püüame olla sellised pioneerid mingit pidi ja oleme seda asja arendanud juba aastaid ja me näeme, et iga aastaga saabki see kontseptsioon ka meie jaoks küpsemaks. Ehk siis ma usun küll, et ja samal ajal võib öelda, et on ka üha rohkem erinevaid pakkujaid tekkinud turule, kes siis seda CLT-d müüvad ja sellest maju konstrueerivad ja ehitavad.